Tere! Mina olen Margit ja ma olen kodulooja ja tänases videos olen ma jõudnud Tartumaale rapsipõldude vahele, kus on Jaago talu. See on selline äge käsitöö talu ja kus on tark aed. Eks Inga hiljem räägib ise, miks see aed on tark ja miks ta seda nii kutsub, aga mina käisin seal ühel sellisel targaaia päeval ja mõtlesin, et jagan ka teiega seda, sest seal oli väga huvitav ja tore ja Inga oli väga lahkelt nõus, et ma filmin ka seda päeva natukene ja tutvustan ka siis oma jälgijatele. Seal oli ka nagu näha siit praegu taimemüük, seal sai püsikuid osta, istikuid, lilleistikuid ja ma ka midagi üht-teist ostan. Video lõpus ma ka näitan, mida ma ostsin. Aga Inga tegi seal paar töötuba ja näitas oma aeda ja ma arvan, et kõige paremini oskabki tema oma aiast ja tegemistest rääkida, nii et kuulame. Tere ja minu nimi on Inga, olen Jaago talu perenaine ja ühtlasi selle targa aia eestvedaja siin. Ja tark aed minu jaoks tähendab eelkõige uudishimulikku aeda. Et ma ei ütle, et ma tean asju ja nii tuleb teha, nagu mina ütlen, vaid pigem seda, et proovi olla oma aia ja üldse kõige suhtes, mis sind ümbritseb uudishimulik, küsi küsimusi. Kui mitte teiste inimeste käest, siis enda käest. Miks miski on just nii, nagu sa näed? Kas saaks kuidagi teisiti ja mis siis juhtuks, kui teisiti teha? Ja mina oma aiateekonnal jõudsingi sinnamaale natuke nagu olude sunnile, et kuna meil on päris suur pere, mul on 4 last kaasaga, siis mul lihtsalt ei ole nii palju aega, kui traditsiooniline aiapidamine nõuab, aga saaki lilleilu, silmailu ja head süüa ikkagi tahaks. Nii et see on minu põhjus, miks ma olen hakanud otsima neid lihtsamaid viise, kuidas aeda pidada ja kõige lihtsamad näivad minu meelest asjad siis, kui aed toimib loodusega kooskõlas, sest siis ta saab üsna hästi ise ka endaga hakkama. Aga ma siis teen niisuguse pisikese tiiru, et ma mõtlesin, et ma pakun siia töötubade vahele võimalust aias ringi vaadata ja natukene ühele hästi kindlale väikesele teemale keskenduda. Ja teema, mis mind kõnetas peale kastmist, et siis see oli meie esimese sellise ringkäigu fookus. Teine teema, mis minu jaoks aias on oluline, on mitmekesisus. Ja mitmekesisus hästi mitmes plaanis. Ja mulle meeldib alustada mõttega, et mil iganes sa vaatad ringi, isegi mitte aias, vaid just nimelt kuskil sellises koosluses, mis tekib ise, looduses, metsas, aasal, niidul, siis praktiliselt mitte kuskil ei näe sa monokultuuri. Või kui sa näed, siis peaaegu alati on seal inimese käsi mängus. Mingi tasakaal on paigast nihkunud, midagi on tuksi läinud ja siis me näeme neid laiutavaid Kanada kuldvitsa väljasid või pargitatart või mingisugust muud asja, mis päriselt sinna ei kuulu, mis on hakanud laiutama ja vohama ja üle võtnud. Kui me võtame mis tahes, ma ei tea, lapikese maad, näiteks kas või siin samas minu jala ees, muru võib olla palju öelda, aga sellel niidetud heinamaal, siis siin tegelikult minu käe all, minu näpu juures on tõenäoliselt mitte sadu, vaid tuhandeid liike, kui me kõik elusorganismid sinna kokku loeme. Aga kui ma ka taimestikku ainult vaatan, siis ma näen siin ristikut, ma näen siin võilille, ma näen siin raudrohtu, ma näen siin kortslehte, ma näen nii palju erinevaid tegelasi, kes kõik saavad üksteisega koos hakkama. Väga lihtne, et nad on omavahel tasakaalu saavutanud. Monokultuurne süsteem on alati haavatav ja see on aiast samamoodi. Kui sul on mingis kohas ainult ühte sorti asjad, siis ükskõik, mis seda tabab, on see, ma ei tea, rahe või ikaldus, mingisugused halvad tingimused või kas või, ma ei tea, mingisugused söödikud tulevad selga, siis kui see kõik on nii-öelda monokultuursena, siis ta ongi, söödik siseneb ühest otsast ja põrutab teise otsa lihtsalt välja, maha jääb ainult must maa. Nii et need monokultuursed süsteemid on alati haavatavad ja sellepärast on minu aia valik olnud algusest saadik mitmekesisus. Ja mitmekesisus siis tõesti nii liikide ja sortide mõttes. Mõned hakkavad ennast ise külvama ja ise tekkima, teised jäävad paika ja see käib mitte ainult siis lillepeenra koosluste kohta, vaid ka siis aias. Aga see mitmekesisus võib olla ka hoopiski tekstuuride mõttes, materjalide mõttes,
et proovin vaheldada, kasutada seda, mis mul on, ükskõik kui erinevad need siis ei ole, ja vaheldada ja kokku panna erinevaid asju. See peenar siin on ka visuaalselt nagu võib-olla esmapilgul ei märkagi väga paljusid asju, aga siin on ka ikkagi kümneid liike, mida ma siis olen istutuste kaupa korranud, et tekiks selline mõnus silmale haaratav harmoonia. Ja nagu öeldud, siis see on meie esimene permapeenar ja tegelikult see sai rajatud niimoodi, et pool oli esimene ots tekkis seal siis ja järgmise tegime järgmisel. Mõtlesime, et paneme paar meetrit juurde ja siis tuli natukene üle poole ja väga mitmed nendest taimedest on siin olnud algusest saadik. Et ka permapeenart saab siis teha, see on selline lasanjepeenar, allpool on puit, siis vaheldumisi on süsiniku ja lämmastikurikkad kihid, kuni siis peenemate kihtideni välja ja mul on siin enamjaolt püsikud. Et nad küll ajapikku vajub see nii-öelda allapoole, mõned asjad olen võib-olla siia juurde pannud, mõned on ise juurde tekkinud, siis kukeharjad üldiselt kipuvad sellise viljaka maa peal olema natuke liiga lopsakad, aga minul ohjeldavad neid need rõngad. Laugud on mul suur armastus, mis on tekkinud ajapikku. Lupiin, paljudes kohtades on ta, öeldakse, et on invasiivne, aga ta teeb mullale head. Kuna ta on liblikõieline, siis need mügarbakterid, mis ta juurtel elutsevad, et need suudavad sinna mulda lämmastikku siduda. Aga siin näeb ka tõenäoliselt tähelepanelikult vaadates näeb ka seda, et siin on taimi, mis justkui ei kuulu siia või on umbrohud. Jah, selle ma võtaks ära siit, kui ma saan, aga ma olen ammu loobunud selle osja niimoodi põhjalikult välja kaevamisest, et meil teda on siin palju ja las ta siis olla, eks ole. Mõnikord juhtub ka selliseid asju, et kuna mul on siin palju mesiohakaid, siis väiksena ei ole nad alati ära tunda. See on ikka täitsa harilik ohakas. Aga ohakatega on nõndamoodi, et ma olen tegelikult neid ka peenrasse jätnud, sellepärast, et nad on mega head lehetäimagnetid. Nad võtavad lehetäid ja löögi kõik enda peale ja siis sa võid ühel hetkel nad kas siis lihtsalt ära murda, välja tõmmata koos lehetäidega, et see on ka okei. Aga sama hästi püüavad lehetäised tegelikult siis need, seal on lamedalehine okaputk ja mesiohakad, mida nad ka väga armastavad ja minu meelest need taimed ei kõssa ka selle peale, et ühel hetkel ma kindlasti näen siin lehetäisid, natuke aega hiljem tulevad lepatriinud ja lepatriinud aitavad siis, kui lehetäid kolivad mõne teise taime peale, siis aitavad neid kontrolli all hoida. Nõges on siia ilmunud, ei ole niimoodi plaanitud, aga ma lihtsalt praegu näen, ka väga ausalt öeldes ei häiri, et nõges on toidutaim väga paljudele kasulikele aiategelastele. Siin on näha üks kooslus, mis väga enam ei ole tegelikult näha, sellepärast, et külm päriselt ikkagi võttis mu oa ära. Aga see aasta ma mõtlesin, et ma proovin seda 3 õe istutust, mis siis koosneb maisist, mille peale võid laskma ronima oa ja suvikõrvitsast, ühesõnaga, et on need tegelased, kes tahavad, eks ole, kõrgele minna ja siis siin all võib toimuda midagi muud. See meetod kuulub minu meelest Ameerika indiaanlastele, see 3 õde. Lõuna-Ameerikast, jah? Ja siis jällegi just niisugune ühel pisikesel pinnal tegelikult pannakse kokku hästi mitmekesiselt mitu asja, kes tegelikult suudavad omavahel täpselt selle tasakaalu leida, et kui ühed vajavad seda vertikaalset kasvamist ja seal ruumi ja õhku, siis teised jäävad madalale ja saavad niimoodi hakkama. Siin on mu kurgirohi siis. Pojeng, kurgirohi, lauk, pulbid. Et mina väga naudin ja armastan neid mitmekesiseid tegelasi ja kooslusi. Minu see peenramaa on ka nagu selline, see on nagu evolutsioon on siin natukene näha. Et tegelikult vanaema päriselt ka kasvatas sellel alal. See oli siis meie kõige parem maa, kuidagi moodi siin oli kõige kobedam see muld. Tema ikkagi tõmbas traktoriga vaot sisse. Vaohari, vaopõhi, kõik oli must muld. Ja see nõudis meeletult tööd meil. Nii selles mõttes, et kogu aeg oli vaja rohida, siis teisest küljest sellepärast, et rohida ikkagi ei saanud. See savine maa oli nii raske. Ja siis kui ma tõesti sain sellest nagu sellise tunde, et ei, ma ei taha mitte midagi kasvatada, mina ei hakka seda tegema. Aga siis ikkagi selgus, et kui me elame siia tulime, et ei, aga tegelikult tomatit tahaks. Nii et kasvuhoone oli siis kohe nagu esimene asi, mille me ikkagi tegime.
ja siis järgmisena tulid ikkagi mõned peenrad ja siis tulid 4 last ja siis selgus, et need peenrad peab kuidagi niimoodi saama, et mul väga palju aega ei võtaks. Nii et siin on ruutaiandus, mis on jällegi selline aiapõhimõte, mis hästi miksib omavahel erinevaid asju. Et põhimõte on selles, et ruutmeetrise pinna, mida võib üksteise otsas olla hästi mitu, sa kasvatad või külvad hästi tihedalt taimi täis, nii et muule ruumi ei jäägi umbrohule ja sa kasutad mitmekesiseid istutusi. Nii et mina panin siis siia ka mitu rida, need on siis nagu see struktuur on sellest ajast jäänud nendel meetrilaiustel ribadel, kus tõesti võib läbisegi kasvada. Kõige läbisegisem on siis see, kus tõepoolest on niimoodi, et küüslauk on salatiga, segamini ja pastinaagiga ja lilledega ja saialilled ja kapsalised ja naerilised, et kõik need tõesti on niimoodi, et kui ka mul tuleb siin see söödik kuskile poole selga, et siis tal ei ole või et ta ei leia kohe nii-öelda kõike ülesse. Tänaseks on, või praegu on niimoodi olnud, et minu sellist tõsisemat teadlikku aiapidamist on olnud võib-olla 5 aasta jagu, et enne oli see ikkagi siukene, et ma neid tomateid tahaks, aga ma kasta eriti ei viitsi ja küll nad peavad ise kuidagi hakkama saama nii palju, kui siis oli. Aga tänaseks ma olen saanud siis sellisesse seisu, et ma tõepoolest ei kasuta üldse mitte mingeid taimekaitsevahendeid, et need samased püünistaimed, mulle väga meeldisid, sinna meil sai ka nüüd üks kress, mis on suurepärane lihtsalt kapsaste kaitsmiseks. Mitte ükski kapsaliblikas ei lähe munema kapsa peale, kui tal on kress kõrval. Ja alguses see tundus täielik katastroof, et issand, mul on lehetäid on seal näiteks seljas nendel rooside kõrval olevatel karikakardel või et appi mu kressid süüakse kõik ära. Aga selleks ma nad sinna panengi. Lihtsalt, et sööge siis või kui ma viitsin, siis ma korjan nad kokku ja viin kanadele, aga need kapsad ikkagi, ühesõnaga kapsaliblika esimene eelistus on kress. Lehetäi esimene eelistus roosi kõrval ei ole roos, vaid on see karikakar. Et need toimivad hästi ja kui on piisav lehetäide koloonia, siis tulevad ka need tüübid, kes nad ära söövad. Ehk siis kiilesilma vastsed, lepatriinu vastsed, ole ainult hoolas ja tunne nad ära, et neid mitte lepatriinu mune või vastseid näiteks ära hävitada. Ja minu tänase töötoa teema on üks väike lõigukene, võib-olla selline pisike nüanss sellest, aga üks minu tõelisi lemmikteemasid aias ja see on looduslikud taimetoed ja aiarajatised. Ja selles töötoas, mille osaliseks sa nüüd kohe saad, on mul selline plaan, et ma õpetan sulle ühe hästi-hästi lihtsa taimetoe kokkupaneku. Minu aias näeb neid erinevaid omajagu, aga mina näitan siis ühte viisi ja siis ma teie kõigi abiga tegelikult natuke nagu võib-olla monumendina sellele päevale või mälestusena sellest päevast teeme ühe ühise aiarajatise ka siia samma. Siin on niisugune, need asjad ei ole, see haagis ja need voolikud ei ole siin juhuslikult, et siia tekib üks risuhekk. Ja kui sinu sees tekib nüüd küsimärk, et mis asja, mis mõttes, et sul on siin ilus muruplats, et milleks siia mingisugune siis risu püsti panna, siis minu jaoks on need väga mõnusad struktuurid. Sa näed näiteks ühte seal, sellist kaarekujulist, seda materjali, mis seal otsas on, me hakkame ka kasutama, nii et sellepärast on need praegu korratud natukene välja. Aga ühtlasi olen ma kasutanud seda need piirdena seal aiamaa juures ja siin ka. Sa võib-olla ei aimagi, et selle risuheki taga üks järgmine risuhunnik. Seal ma hoian komposti ja seal kasvavad minu nõgesed, mis toetavad minu aia elurikkust. Nii et nad püsiks seal, kus nad on ja ei trügiks siia poole, siis see hekk.
miks üldse kasutada taimetugedena või aiarajatistena loodusmaterjali, siis sellel on mitu põhjust minu jaoks. Esiteks läheb käiku selline materjal, mis on lihtne kätte saada ja taastub. Meie põhimaterjali täna moodustavad viljapuuokste lõikusel tekkinud ülejäägid, võiks öelda, mida me tavaliselt kas siis kasutaksime äärmisel juhul kompostipõhjana või lihtsalt ajaks lõkkesse. Tõenäoliselt keegi võib nüüd kaasa noogutada, et jah, meil ka nende õunapuuokstega juhtub sama lugu. Ühesõnaga, see on materjal, mis mul niikuinii on olemas ja millega võib-olla muidu midagi muud ei teekski tarka. Sellel praktiliselt ei ole mitte mingisugust tootmiskulu, ta ju niikuinii tekib, eks ole. Seda on väga lihtne utiliseerida, ehk siis tal on minimaalne jalajälg. Kui sul ka ei ole viljapuuaeda, kus neid üle jääb, neid oksi või sihukest materjali, siis meie metsaseadus tegelikult lubab enda tarbeks metsast oksi koguda kraavipervedelt võsast. Mõistlik on muidugi maaomanikuga kokku leppida, aga üldiselt sellist võsamaterjali tihtipeale, mis teeservades on, selle üle on maaomanikud ainult õnnelikud. Nii et tõenäoliselt sul on see ressurss ilma enda teadmata kättesaadav. Sellest on odav ehitada, võrreldes näiteks tara või aiaga, mida sa teed mingist muust materjalist, siis on see tõesti ikkagi sul täitsa tasuta käes. Minu meelest on see väga ilus. Et sulandub loodusesse mõnusalt, on äge silmale vaadata ja kui siis ühel hetkel ära väsib, siis kaob peaaegu märkamatult sinna ära. Ja selle kõige juures uskumatult vinske ja paindlik, et võid kasutada selliseid oksi, mis ongi hästi painduvad ja seejuures hästi tugevad. Looduslike taime ja tugede jaoks sobib väga hästi näiteks toomingas, sarapuu, lepp, paju, kõik sellised võsa tüüpi asjandused. Põhimõtteliselt on see selline elurikkuse hotell. Et ma päriselt olen näinud, kuidas peale seda, kui me siis need tegime, et kuidas meil siia heki alla kolis kohe sisse kärnkonn. Kärnkonn on täiesti uskumatu tegelane, ma ei tea, kas kellelgi on veel sihukest kogemust, et nad reaalselt ongi mingil kindlal ajal, nad on kindlas kohas. Sisalikud armastavad seda, aga seda armastavad kõik võimalikud putukad ka. Kui ma tahan, et see ilus välja näeks, siis esiserva ma võin siin niita selle ees, aga tagaküljed on siis niitmata, et neil oleks võimalik tõesti tunda, et see on turvaline elukeskkond. Ja põhjus, miks me täna siis ühe siia ehitame, on selles, et mul juba täitsa tükk aega mõlgub meeles see, et minu see aiaala siin on nagu taldrik. Siin ei ole silmal, ühesõnaga, sa kohe näed, mis sa saad. Aga tegelikult ma tahaks siia natukene selliseid salasoppe, ma tahaks natukene varjatud vaateid, aga mul ei ole võib-olla julgust seda kohe hakata tohutu suurelt taimestama. Ma ei tea isegi seda, kas ma tahaks siia vahele lillepeinart või ma tahaks siia puude ja põõsaste gruppi ja see nüüd, et me teeme siia sellise väikse eeskujulise risuheki täna, võimaldab mul natukene selle mõttega harjuda ja ühtlasi elurikkusel moeda tulla. Ühesõnaga, me paneme kokku ühe sellise suuremale kasvukujule sobiva, näiteks põõsa toetamiseks sobiva sellise taimetoe. Ehk siis see on sinu minimudel. Ja kui sa tahad kaasa lüüa, siis ma kohe näitan, kuidas see käib. Sina võta endale palun siit 4 vitsa ja mul on sulle ka joonis. See tugi tuleb sümmeetriline siis, kui sul on ühe pikkusega. Ja me hakkame neid maasse suruma. Maas on hea seda teha. See on nagu kellaring, mis siin on, eks ole. Vabaks jääb kella 12, 6, 3 ja 9 pealt. Ja üks vits, no näiteks võtame selle sama punase vitsa, läheb maha niimoodi, et kui sul on mõtteline ring, kodus võid seda teha niimoodi, et sa panedki taldriku maha näiteks, kui muud moodi ei saa. Või ongi sul mingisugune ümmargune mõte. Ja üks vits läheb maha niiviisi, et kella 1 peal ja kella 5 peal läheb ta maasse. Ja ta ei jää niimoodi otse püsti, vaid natukene viltu. Ja teine läheb niiviisi. Niimoodi, et nad ristuvad siin. No sa ilmselt juba aimad, mis edasi saab, eks ole. 3 ei teegi midagi, mustad ei tee mitte midagi, need jäävad vabaks. Nii, ja nüüd traadiga seod ära siit ja siit. Ehk siis need ristuvad kohad. Sul on pool struktuuri juba olemas. Ja nüüd
minu 4 ja 8 lähevad, näed, neile peale. Niiviisi. Nii. Olen siia märkinud maha ühe heki ja ma ei tea, kui paljud teist on teinud peenraid sellisel meetodil. Olete kasutanud aiavoolikut. Super hea viis minu meelest saada sellised voolujoonelised peenrad. Et ma peenraid täpselt samamoodi märgin. Siia võib panna pappi. Mul praegu on mõningal määral pappi. Me saame selle siia laotada. Need lihtsalt aitavad selle vastu, et esimese hooga ei hakka siis kohe see hein hirmsa hooga kasvama, aga seal on valgust nii vähe, ta on nii palju tihe, et ega need taimed ei kasva seal. Nad kasvavad ainult äärtes. Ja proovime siis jääda selle enam-vähem joonte sisse. Mu muska tagus siia sellised postid, mis aitavad meil hoida kurssi ja ühtlasi seda hekki püsti hoida. Nii et eesmärk on meil sellest, mis seal on ja sellest, mis seal on kokku panna siis enam-vähem sellise kõrgusega asi, aga kui see tuleb ka lühem, siis sellest pole midagi, seda saab ajapikku täiendada ja lisada siia siis neid oksi. Üldiselt võiks see materjal olla võimalikult väheharaline. Ehk siis kui ta on niisugune, ma ei tea, sireli hekist saadud, siis me võiksime lammutada neid natukene väiksemateks, kui tarvis. Ja me hakkame lihtsalt neid laduma siia. Üldse ei pea mingit luba küsima või et kas see on ikka õige koht. Me lihtsalt proovime seda kurvi jälgida, vaatame, milline oks sul on ja kõik hakkavad siia mõtku asetama kraavi. Et allapoole kopsakamad, peale poole vähem kopsakamad ja vahepeal võib natukene tallata ka. Nii, vaatame. Õigus, papp, ma tänan tähelepanu juhtimast. Kui ma tahaks tõepoolest umbrohtu lämmatada, siis oleks ülioluline see tõesti nende ülekatete eest hoolitseda, aga siin selle puhul see ei ole nii oluline. Ja kui miski jääb sellest hekist välja turritama ja häirima, siis me lihtsalt teeme siin niukse naps ja võtame need omakorda siit niimoodi ja paneme need ka jällegi niiviisi kõik üksteisega paralleelselt. Ja siis ühel hetkel võib hakata siin tallama peal või siis võib ka vaadata seda, et kui see puit ise pakub või vits pakub ise mingisuguse sellise sobiliku kurvi, et siis sa paigutadki ta tõesti selle järgi. Et siia tekiks see selline tekstuur, näed, see on ka ühtepidi kõverik, see tahab natuke veel lammutamist. Ma teen kõiki asju seelikuga, mul on väga vähe pükse. Ja täna oli ikkagi ju pidulik päev. Ja siis mulle meeldivad ilusad, mugavad kummikud. Kui tundus, et see kõik kõnetas, siis vaata kindlasti Targa aia kodulehte tarkaaed.ee ja samanimelisi sotsiaalmeediakontosid. Seal ootavad sind nipid, trikid ja viisid, kuidas oma aed rohelisemaks teha. No mind see päev ikka väga inspireeris ja ma olen juba uutes projektides mõtetega, aga mida ma siis ostsin? Ma ostsin ühe merikanni omale, ma mõtlesin, et ma panen selle sinna kasvuhoone kõrvale, kus mul on selline kuivem koht ja selle kukeharja ka. Siin on sellised nagu kivitaimnetaimed rohkem. Ja siis raudrohja ostsin, ma olen ammu tahtnud sellist värvilist raudrohtu aeda, aga ma ei tea, mis värvi see on, sest see oli segupakk. Ja siis rohevahetusest ma leidsin ühe taime, millel ei olnud silti juures, aga Google ütleb mulle, et see on mingi sidrun, et eks me näis, saab olema üllatus ja siis üks täiesti tavaline klassikaline aaloe ka. Kuigi mul on üks pojake juba olemas, siis võtsin ühe teise ka.
ja kohe mul oli vaja ka üks projekt õhtul ära teha, sest ma olin juba sellist indu täis, et nüüd on vaja kohe midagi ka teha ja mul ammu ootas see ukseesine, see väike kolmnurgake seal tegemist sissekäigu juures. See oli nii rohtu kasvanud, et muru oli põlvini, et seal mõned lilled on, mõned vanad nartsissid ja mõned sibulilled ja mõned kuningakepid ka. Ja noh, lisaks nendele lumikellukestele ja sellistele lilledele, mis kevadel juba on ära õitsenud. Ja siis ma kaevasin selle kõik sealt välja koos taimedega, ainult need sibullilled jätsin alles, aga kõik ümbert kaevasin välja ja panin sinna mõned kivid asemele, kust rohkem nagu vihmavett peale kukub. Ja siis kuna mul oli ka punast ristikut seal mitmes kohas juba ees, siis ma otsisin aia pealt veel, kus mul neid niimoodi lihtsalt kõnniteede peal kasvab ja istutasin siia nurka, nii et ma loodan, et tulevikus on mul siin ees selline punetav väli, sest see väga ruttu läheb edasi see ristik. Raudrohu panin ka sinna taha nurka ja seal juba olid mul mõned sibullilled. Siia tavaliselt valgub vesi vihmaga, siia ma ei pannud mingit taimi. Ja siis kõik või need kuldkepid ma kõik murusest arutasin lahti ja istutasin siis üksikult eraldi siia laiali, et sinna nende lillede vahele, kõrgete lillede vahele ja kuna mul nelgid olid varem sellise paha koha peal puu all, siis ma nüüd need panin ka siia eraldi, nii et need saavad ka nüüd siin rohkem laiutada, et kui nad siin kõik rikkalikult õitsema hakkavad ja laiali lähevad, on kindlasti väga ilus. Ja teispool sissekäiku mul on ka peenarolli juba paar päeva varem ära kaevatud ja sinna ma istusin kuumaasikat ja jätsin ka ühe koha sellele punasele ristikule ja sealt tuleb ka natukene ise külvanud kosmost. Ja see vana osta on seal juba olnud aastakümneid. Tõin ka oma pelargonid kõik õues huvitama ära. Need on nüüd väga rikkalikud ja sellised võimsad. Ja ka õuemööbli panin sinna sissekäigu juurde, kus mul hommikul oleks hea kohvi juua, nii et minu suvi võib alata. Aga olge tublid ja kohtumiseni!